Auto tuleb tõesti ära. Sa ma nahku ei tee. Türa tulla tee pealt ära ära. Mida sa karjud mu peale? Sõitsin, vist enne vaatasin, kurat väga tähk on nagu hullult nagu, ma nüüd tühi, vaid nii nagu, nii palju raskust on peale, on ju. Ja siis järsku käib mingi. Tavaliselt on mingi, siis hakkad ka põrkama. Täna on pühapäev, matka esimene päev. Sõidame Tapa poole, õigemini oleme just Tapale jõudnud. Tapat lähme rongi peale. Üldiselt tuju on hea. Naljad on juba läinud üsna labaseks. Tapa raudteejaamas. Kinnitamata andmetel läheb siit perroonilt Tartu rong. 10 minuti pärast. Me joome õlut. Oleme jõudnud Valka. Sõime Hesburgeris purksi, sest see pidavat olema ainuke koht, kus Valgas saab kiirtoitu. Võrdlemisi üles mäge on siin Valgas need teed. No siit nüüd jah, kuskilt, ma arvan, et tulebki mingi ristmik. See on siis matka esimene õhtu või õigemini matka esimene eelõhtu. Lõkkega on läinud juba paremini kui eelmisel matkal kokku, ehk et lõkke on üleval. Jah, see on idekas koht, siin on saab pesta, see on varsti sauna. Tänase päeva kokkuvõtteks 1 katkine õhukumm, 1 katkine mantel ja 3 katkist õlut. Siin on, vaata, need märgid on peal, nägite või? No siis on, rada läheb. Sinna ta läheb lõppu ju. Sinna pole mõtet ronida, siis me peame sama teed tagasi tulema täpselt. No jah, vist on jah. Mul on see häda, ma tahaks kõiki asju filmida, see on nii ilus. Kui keegi näeb kuskil matkatee silti, siis võib öelda kaugel külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Kivimetsaonni. Jäid jänni või? Ma Ei tohi jälle segada, kogu aeg sa segad ära kõik. on päris lahe. Vaata kui suur siin on, siin üleval saab ka magada. Et järgmine kord lähme poodi, siis võtame 3 peale kasti õlut või? Sa ise ei joo või? Martini tuli hea mõte, et osta järgmine kord siis 3 peale 2 õlut. Parem oleks kehvem või? Ega sa teda ju kinni ei hoidnud eriti praegu. Mis mõttes hoidsi küll ju? No ta oli pidanud siia üles jääma. Mul kuradi tõmbaski kuradi kotku sellega vahele. Kas räägiks ikka televaatajatele, mis juhtus? Robert sõitis tagant sisse, tõmbas mu pakiraami pooleks, siis kutt üldse ei vaata, kuhu sõidab. Sina ka muudkui filmid. Sina ka muudkui filmib, kurat käib perse, pane kinni see ka. Lätis tundub nagu ilusam olevat kui Eestis. Oli midagi head ka? Kahvi juua ka. Väga hea. Oi, nii kuum on ja tolm on ja... Kui tihti see buss käib siin? 1 kord nädalas. Nädalas 1 kord, jah? Küllalt. Tohi paravuti nii palju osta. Tere! Raha kokku. Seda kõrki nädalin meile näitas. On jah? Jaa. Näed, meil kauplust koski siin ei ole. Ei ole, jah? Me siin metsas ei ela. See läbi ei saa juba või? See matk, ma mõtlen. See on matka teine päev. Teisel päeval läbisime siis 65,7 kilomeetrit. Natukene vähem kui esialgselt plaanitud. Jätsime välja väikse lõunatipu otsa. 4,5 tundi läks rattasõitu ja kuskil 300 tõusumeetrit. Nii et jõudsime õnnelikult metsavennad allu.
saime korralikult kuuma ilma nautida, mingi 24-5 kraadi sooja vist. Ja naudime nüüd siin väikest katusalust, nii et telk ei pea jälle püsti panema. Loodame, et homme läheb sama hästi. Telgid on nii mõne püsti nüüd, ei ole hullu. Eriti Martinil. Ja homme on siis plaanis meil üks väga raske päev, matka üks pikematest, kui mitte välja arvata kojusõit, siis 83,2 kilomeetrit on homme plaanis, nii et võiks olla näha. Loodame, et ilmaga veab. Ilmaennustus lubas ilusat ilma, nii et läheb hästi kõik. Ja loodame, et Jaanusega ka veab. Jah. Sammetagu mulle mingi kasutatud selline, mis siia sobib mulle ratas. Vot siia sobib mulle ratas. On ära söödud matka kolmanda päeva väike lõuna Rõuge Saarsilla kohvikus. Ja nüüd alustame siis päeva teist osa. Ja kohe on siis mõnus väikene tõusukene Rõuge ööbikorust üles kiriku juurde. Oleme siis Eesti kõige kõrgema tippu Suure Munamäe jalamil. Suurte lisaraskuste tõttu otsustasime loobuda Munamäe ületamisest. Kas see jääb mõne teise klassi ekskursiooni jaoks. Ja nüüd siis liigume kuskil 13-14 kilomeetrit oma kolmanda päeva ööbimiskohta, mis on siis Kavadi järve ääres. Eks ole näha, et eelmised 13 kilomeetrit sõitsime rohkem kui tund aega, et vaatame kaua nüüd läheb, et profiililt on rada raskemaks läinud. Kristjan, lehvita televaatajatele. Lehvita televaatajatele. Me oleme jõudnud Kirikumäe metsaonni. Edasi minna ei saa, siin on Kurjakaera silt. Homne matkatee algab siit. Kristjan on tänane mäekuningas. See kõva tuul on nüüd lükket üles saada. Küttepuid või puid oli umbes 3 tükki. Aga äkki saab piisavalt palju, et vorstid saaks soojaks. Eelmises videostes oli alles siia üks verine nuga ja pudel lauavihine. See on siit ei näe. Ja päris siit nagu vaatab, et 3-4 jätakse ja minema. Lehvitage!
kolmas ja teine kolmas vahetame. Kui keegi mõtleb, mida teeb 4 päeva rattasõitu 2 täiskasvanud mehega, siis videosüüdistus on otse silme ees teil. See loeb, on jahe su embuses, siin on nii soe Koidu veel. Koidu veel, oleks lõputu see tee. Oleme matka 5. päeva alguses. Oleme ületanud siis sõitude arvu, päevade arvu poolest eelmise matkarekordi. Nii et täna meid viib tee siis Põlvast edasi. Veedetav sihtkoht on Otteni lõkkekoht. Kuskil 70-80 kilomeetrit vist laiu peal. Magada saime täna tänu Kristjani tutvustele toredas majakesed. Siis Saarjärve Puhkala juures oleval Kallasrajale. Naudime ilusat ilma ja loodust. Vaatame, mis meile elu toob. Kindel, et see õige on või? Päris mõnus on. Mulle täitsa meeldib. Lahe. Ilus järv ja ilus koht ja tulihingeline Tottenham Hotspuri fänn. Tervitaja koduseid. Mul on võhma küll. Ja nüüd tuleb meie matkalugeja, kui teistel on Tom, siis meil on Marten. Lepo! Ma ei tea, naps. Tule tõus ollagi ta. Aitäh! Sirget nii palju kui silm seletab. Jee. Ja Martini muidugi stiilinäide jälle. Päev patsu ka pippu peale. Võtame Roberti järgi, see on juba väga harjunud nii-öelda sündmus. Pidevalt tal on mingid jamad, ainult tema järgi me ootamegi. Ainult slangib, viilib igalt poolt, tahab Tartusse minna spaasse, lõigata kogu aeg. Selline see Robert meil juba kord on.
tuli. Küsisime bussijuhi käest, et kuule, et kaugel see Tartu on mingi 25 kiltsa, mingi kuule peaks helistama igaks juhuks. Päeva lõpp, mis emotsioonid on? Väga head. On jah? Kas sulle tänane päev meeldis väga või? Jaa, väga pikk, aga väsitav ja tore oli. Aga oli nagu matka kõige parem päev täna, jah? Jah. Meiega on liitunud Sander. Tervist. Kuidas esimesed muljed on paari tunni põhjal? Väga tore on. Pole veel ära. Ilmaga on nagu vedanud näha. Kes meil siin veel on? Meil on matkaõnn, mis oli metsaõnn. Ma olen magama juba. Siin saab eirata täiega tuleohutusnõudeid. Saab jääda magama lahtise tulega. Saab asju kuivatada. Saab asju kuivatada, jah. tegevus on lahtise tule kõrval magamine. Hakkame magama sättima, kell on 21.55. Siin näete politseikroonika stiilis valgustusega rattapaigutust. Külas on Sander. Külalised andsid Vana Tallinnat. Jaa. Jaanus magab siin. Lähme siit edasi, vaatame. Siin on Robert. Paljas Sander. Paljas Kristjan. Ja mina. 7. päeva hommik. Sõidetud on mingisugune 425 kilomeetrit. Täna lähme Peipsiäärde. Äkki saab pea puhtaks pesta Peipsiäärves. On kuulda olnud kommentaare, et tahetakse Rakveresse sõita. Näpuga ei näita, aga üks noormees, kes istub seal punases särgis. Päeva ülesanne on teda tagasi hoida. Ilm on normaalne. Lubas 3,4 millimeetrit sademeid, aga loodame, et need ei tule. Kuule, Kristjan, teeme selle palja tagumikuga video ära. 7. päeva algus. Kõige esimesed 3 kilomeetrit on läbitud. Viimasel 2 päeval pole olnud praktiliselt ühtegi tõusu. Ja nüüd täna hommikul 10.07 kohaliku aja järgi on selline tõus, et on kohe tõus. Robert sai tõusu alguses nõelata mesilasse käest jalga. Kahtlustame, et keskmisesse jalga. Ise väidab, et tavalisse. See on kiirsöögi koht, sobib. Tagant on puhas. Jumal tänatud Euroopa Liit, et sa olemas oled. Mis siin toimub? Nii. Kas siin kuskil lähedal mingi telkimisala ka on? Või lõkkeplats? 13 kilomeetrit eemal. Kuhu? Lohusuu, ja okei, seda me nägime, okei. Mustvee kalameeste maja, matka 7. päev. Kõige luksuslikum öö. Kõige luksuslikum öö, ühtlasi maksime selle eest 60 eurot. Alla ei saanud, sellepärast, et pidi olema kuum kaup. Nüüd Peipsiäärve ujuma põhimõtte pärast.
siis pesema ja siis vaatame linna peole. Tanel Padar ja Anne Veski. Okei. Näete hiljem võib-olla ka veealuseid kaadreid. Järgmine! Davai! Robert! Ma teada homseks väga midagi roosilist ei tõota. 2 erinevat ilmaennustusportaali näitavad põhjatuult, tõenäoliselt ka vihma. Viimased 83 kilomeetrit saad olema väga lõbusad. Matka viimase päeva hommik. Äratus oli 6 minutit tagasi. Olen ainukene, kes vähegi püsti on. Ma olen üleval. Üks noormees magab siin. Teine noormees magab siin. Täna läheme siis Rakveresse, kui lõpuks kargud alla võetakse. Ja läbi ta ongi. Terve 20 kilti lihtsalt rämedalt pihta saanud. Mõnus, mõnus, on elumehed. Politseikroonika, palun rääkige, mis juhtus. Mina olin paugu otsas, kui puu käis. Ja kus olite teie? Palun kommenteerige, mis siin toimub praegu. Meil ongi selline. Lähivõte oli see praegu. Tõmmake nagu riided selga, ei ole nii, et ma tulen avalikus kohas ja tõmban paljaks. Rakverest umbes 25 kilomeetri kaugusel Roelas Robi pubis. Robert pidi saama alla hindlust siit pubist. Ei saanud. Läbimärjad. Ei ole jumala kuiv. Uus päike paistab, vihm mulle saadan üldse. Kaua me oleme tulnud siis Mustveest? 2 tundi natukene peale. Saun on soojas, rohkem ei oska midagi öelda. Ei on ilus.